tere pakast! Tänast õppematerjali on mul endal ka uus ja huvitav lugeda, kuna me kirjutasime selle Nääri muinasjutu noortega aastal 2022. Ka nii lühikesest ajast piisab, et selle möödudes tundub, nagu see oleks täiesti uus. Kes selle küll kirjutas? Nääri muinasjutt annab meile võimaluse panna kokku-lahkud, kirjavahemärgid ja kirjutada oma suhtumisest vanadesse traditsioonidesse. Võid kirjutada ka suhtumisest jõulude ja nääride vahekorrasse ehk siis paganliku ja kristliku ja budistliku, mis iganes istliku aastavahetuse tähistamise omavahelisse sobitamisse. Saagu kirja sinu suhtumine. Päris põnev ja mõtteid käivitav teema. Nääri muinasjutu pealkirjas kõik 3 sõna kokku. Pealkirja lõpus punkti ei ole ja ühtlasi on meil võimalik siis paar korda öelda, et jõuluvana on 1 sõna, näärivana on 1 sõna, päkapikk on 1 sõna ja ühtlasi on ka lumivalgeke loomulikult 1 sõna ja me ei ütle lumivalguke, ei ole proteiin. Me saame ühe korraga aru küll, nii et ma ei lammutanud kõiki neid päkasid, jõulusid ja näärisid laiali, 1 korrast piisab. Elasid kord, muinasjutt ju. Elasid kord põlvkonnad kirjutame mõistagi kokku. Ja rahvad, kes pidasid talviseid pühi teistmoodi, 1 sõna. Teistmoodi. Ka nüüd kirjutame kokku, pidades meeles, et poolitusmärk on rea lõpus. Talviste pühade ajal ei tormatud ostuhulluses. Hulluse liik, 1 sõna. Mööda kaubanduskeskusi, mõistagi kokku need kaubanduskeskused. Ega olenetud ja ning ega või, nende ette koma ei käi. Ega olenetud lumesahkadest, 1 sõna, koma, elektrist ega autode talverehvidest, rehvide liik, 1 sõna. Läbi talve tuldi koos, koma, kogukonnana, kokku, koma, jalgsi, koma, ent päriselt hoolides, koma, kuidas ligimesel läheb. Selle lause mõte on kogukondlik külarahva omane kokkuhoidmine omavahel. Mardipäev, kadripäev, toomapäev koos tuhkatooma ringi tassimisega ja nüüd siis ka näärid tõid rahva kokku, et ei tuleks peale depressioon. Vanamoodne, 1 sõna. Kui keegi nende aegade tagant plastikust armastust ostavate inimeste sekka satuks kindlasti 1 teega, nagu õpiks, lepiks.
üks sõna veel, satuks koma, ei mõistaks ta tänaseid tähtsusjärjekordi kõik 3 sõna kokku. Järjekord nagunii üheskoos ja siis järjekorra liik, tähtsusjärjekord. Nood inimesed omakorda kindlasti kokku ei teaks koma, et see ajarändur üks sõna on näiteks näärisokk. Nüüd me kirjutame selle ühe korra, once and forever, kokku. Jääb meelde küll, et näärisokk on tiitel, mis anti küla kõige vaimukamale mehele. Tõmmati talle tagurpidi kasukas selga, vitsakimp kätte ja ta improviseeris, mängis, proovis inimeste vaimukust, võttis sõna sabast kinni, tegi sellest oma vaimukused ehk siis küla õuenarr, aga narr on õukonna kõige targem mees, kellele ainsana on kõigi aegade kõigis kuningriikides lubatud tõe rääkimine. Viisakad 21. punkt, järgarv. Sajandi inimesed teretaksid näärisokku vaatamata ükste sellele, et tal on saba ja sarved ning kasukas tagurpidi üks sõna seljas. Kontvõõra üks sõna ehk kutsumata. Saabudes oletatakse, et vaeseke on kellegi pooletoobine kokku. Sugulane, näärisokk, va pahalane. Hästi keeruline on mujalt tulnutele selgitada, mis asi on sõna va. Ronks va, must elajaloom, no kuulge. On selline pisike sõna, mis annab teatud kahtlustava, kui mitte halvustava alatooni. Niisiis va. Pahalane ägestub tervitamise peale. Järgneb otsekõne tervitamise peale koolon. Jutumärgid algavad alt. Miks te mulle tere ütlete? Teate üldse, kes ma olen? Ei tea. Kas sina ütlesid mulle tere? Jutumärgid kinni. Mõte selles, et meie targad eelkäijad olid veendunud, kui sa kedagi tervitad, siis sa ta kutsud. Ehk siis sa ulatad oma energeetilise sõbra käe ja tulemus on tagajärg, kui see on pahalane. Vitsaga nähvab, et ullikestele edaspidi üks sõna meelde jääks. Mõttekriips. Ei tohi huupi iga paharetti tervitada. Õpetab ajarändur üks sõna moodsalt pealiskaudsetele kokku, need pealiskaudsed, et tema ei ole joulupukki, näärisokk on, näärisokk ei ole sukk, sokk ega suss, ei panda tema sisse mingit nänni. Uusaegsetele üks sõna, me, need uusaegsed, poolitusmärk palun rea lõpus.
Uusaegsetele teadmatutele vitsanähvakaid, üks sõna nähvakate liik, mitte vitsale kuuluvad nähvakad. Vitsanähvakaid jagades küsib masendunud näärisokk, kas keegi ostuusulistest, üks sõna, religiooniliik. Kas keegi ostuusulistest on maausust, üks sõna, midagi kuulnud. Sokk oigab. Koolon, jutumärgid algavad. Taara, avita. Pöördudes Taara poole, me kõnetame teda. Jutuks ei ole purgid, pudelid, vaid jumalus. Taara, avita. Mõttekriips. Seda sõna ikka teate ju. Jutumärgid kinni. Ta selgitab, et taarausulistel kokku on novembris hingede aeg kokku ja 21. punkt detsembril toomapäev. Toomapäev, jaanipäev, jüripäev, maarjapäev. Need kirjutatakse liitsõnaks kokku ja alati väikese tähega. Toomapäev, pärast seda on päike 3 päeva pesas ja parandab pead. Edasi hakkab järjest paremini tõusma päike. Mis teie siis arvasite? Jõulud sobitati rahvakalendriga kokku, nii, et vana hea oma on oluliselt olulisem kui joulupukki. Võrdleva kui, et ei käi. Kes julgeb vastu vaielda igas mõttes. Ja siis juhtub kohtumine ajastute ja kultuuride ristmikul. Kenasse kombekasse, kui me ütleme teises vältes kombekasse, siis me räägime kombinesoonist. Kombekasse, heade maneeridega. Kombekasse seltskonda üks sõna lendab kaunis lumivalgeke, juuksed sahmis ja ise ähmis. Lumivalgeke ähmitseb ja algab jutt tema suust. Koolon, jutumärgid algavad eesti keeles alt. Täitsa pekkis. Ilmselgelt kirjutame 2 k-ga, sest kui me kirjutame pekis, siis me peame silmas seapekis. Aga pekkis on teate ise kus. Täitsa pekkis, kus jõuluvana on jälle. Ütle või ise, hou, jutumärgid kinni. Näärisokk rõõmustab teise muinasjutu tegelasega kõik 3 sõna kokku muinasjutu tegelasega kohtumise üle. Koolon, jutumärgid algavad. Oi, Snegurõtška, jutumärgid kinni. Kui hämmeldunud ja mitte hämmeldunud pere, vaid pererahvas, üks sõna, mõistab, et muistene näärisokk ei tea uuemaid seoseid, selgitatakse talle, et Snegurõtška oli nõukogude lumivalgeke. Näärivana tüdruksõber, üks sõna. Mis näärivana? Lumivalgekesel pole aega uusi teadmisi vastu võtta, ta mõtleb ja ütleb. Koolon, jutumärgid algavad alt. Rahu, jõulutaat on teel, jutumärgid kinni. Situatsioon siis selline, et
tööle tulnud lumivalgeke ei leia eest jõuluvana, kes kohe jõuab, vaid appi Näärisoku. Piiripääri, kus on pääsukese näärid. Oli kord selline luuletus Aafrika poistest, keda nimetati teistmoodi kokku, enam ei tohi neegrid. Luuletuski tuleb ära unustada või ümber kirjutada, eks. Seejärel üks sõna tuli inimestele uuesti meelde, et pääsukese nääridest olulisemad on hoopis jõulud, sest Jeesus lapsuke, loomulikult üks sõna, sündis ja nüüd siis praeguseks 2025 aastat tagasi Näärisoku kohatu itsitamise peale, et see jõulu on siis ju päris vana, tuleb paharetile nagu teismelisele seletada, et Jeesus sündis Petlemmas, loomalaudas, üks sõna, ja neitsi Maarja pani ta heinasõime, üks sõna, sõimelik. Sealt ilmselt siis ka lastesõim, muide saabunud meie keelde. Kindlasti küsivad pubekad seepeale üks sõna, kas see neitsi oli ka ilus pihv. Piiblilugu üks sõna ei lase end segada, vaid jätkub sedasi, et karjased said seda teada ja rääkisid tema suure tähega sünnist kõigile. Samal ajal, kui Näärisokk itsitab, et karjased panid kitse, kaotab lumivalgeke närvid. Jõulud on püha aeg, aga pagana jõuluvana on jälle teisel haltuural. Pagana, Näärisokk on paganlik, jõuluvärk üks sõna peaks olema püha ja kristlik ju ometi. Lumivalgeke teeb ettepaneku üks sõna hakata kingitusi jagama, siis ei panda tähele, et jõuluvana pole. Inimestel on igal ajastul ikka küüned enda poole ja ka siis, kui koostub traditsiooniline hou-hou-hou. Meil oli siin liitlause keskel kiil, mõtlevad igas eas lapsed kingitustele, mitte lunastaja sünnile, suure tähega, muidu oleks ostja. Suure tähega lunastaja sünnile ega iseenese üks sõna kohale siin ilmas. Kuna Näärisokk õpib kiiresti uue maailma, ma isegi võtnud lahku, loomulikult üks sõna, uue maailma mentaliteedi ära, taipab ta varmasti konkurenti tõrjuda, juhib tähelepanu, et temal töö juba käib ning tasu selle töö eest tulgu lahkesti tema kontole. Mispeale üks sõna silitab jõuluvana isalikult Näärisoku sarved lömmi, teatades, et siiski on asendamatuid. Kingitused on ju tema käes. Lumivalgeke oleks jaksanud vaevalt pooled kingitused kohale tirida, sest plastik kaalub päris palju. Emakese maa
verest naftast tehtud ju. Päkkapikke ei raatsi keegi praeguse majanduskriisi üks sõna ajal palgata. Seda enam, et päkapikkude ametiühing, ühinguliik, kirjutame kokku, nõudis neile jõulupuhkust. Üks sõna. Absurd. Elektrihinnad, üks sõna, ja inflatsioon. Iga, teate ju küll. Ah jaa, selle me kirjutame kokku, need pole ju pühade aja, üks sõna. Need pole ju pühade aja teemad. Jõuluvana küsib, jutumärgid algavad ikka endiselt alt. Mida te küll ilma minuta oleksite teinud? Hou, hou, hou. Jutumärgid kinni. Lumivalgeke vastab, jutumärgid algavad, sedasama kokku, mida koos sinuga. Hou, hou, hou. Jutumärgid kinni. Esimesel võimalusel hüüab jõuluvana, jutumärgid algavad alt. Hakkame lõpetama, koristaja on ka inimene, jutumärgid kinni. Lumivalgeke turtsub, jutumärgid algavad alt. Mis sa mähid, sina ise kiirustad lihtsalt järgmisele haltuurale, jutumärgid kinni. Jõuluvana ei nõustu, et see on haltuura, tema teeb absoluutselt ametlikku ja auväärset üks sõna tööd. Ja näärisokk ärgu tulgu põlastama, et tal on väga hooajaline üks sõna ja ajutine amet. Lisaks veel eriti ekstreemne, ja loetleme, mis teeb nende meeste ameti analoogselt postiljoniga ja torulukksepaga ekstreemseks. Eriti ekstreemne, kurjad koerad, kitsad korstnad, üksik emad, üks sõna, emaliik. Nende tõttu poleks lumivalgekesel mõistlik jõuluvannal üldse silma pealt lasta. Nemad võivad kingituseks jõuluvana ennast loota. Tulgu või läbi korstna, ikkagi mees. Järgmises kohas, kuhu jõuluvana juba edasi kiirustab, ootavad õpetajad kommi, nii et mis haltuurast me räägime. Näärisokk võib ju jaurata, et kommidest ilmajäämine oleks pedagoogidele suisa hea mõttekriips. Hambad jäävad terveks ja nende palkade juures on juba see tõsiasi, üks sõna, kingitus. Need hambaarstid, hambaarst, arstiliik, stomatoloog eesti keeles, hambaarstide üks sõna, hinnad on ju ürjetud ning terve hammas on siiski parem kui plombeeritu. Lumivalgeke meenutab, jutumärgid algavad. Kas me neile suuremaid palkasid ei pidanud uueks aastaks tooma? Uue aasta märtsikuu väikese tähega üks sõna toob valimised, küll siis selgub, kas ikka Jüri
rattas ja Kaja kallas ja vana karu lõi trummi. Selline lastelaul. Hea mees, kes lubabki. Peaasi üks sõna, et valitakse. Hou, teate ju küll. Jutumärgid kinni. Ja lõppev aasta kinni. Kõik läheb hästi. Olge väga hoitud pakases, lumes, saabuvas kevades. Elu läheb alati edasi.